Ütle, mida sa teeksid, kui sa telet enam ei tee. Mida sa oskad? Sa ei oska ju midagi. Äkki peaks midagi õppima. See kõlab nagu plaan. See kõlab nagu 2 kangest koolipingis. See on hea plaan. See on hea plaan. Kristjan, ma tean, et sa oled andekas mees ja oskad nii mõndagi. Just. Aga kas sa teed oskad teha? Mikka, paned aga paki sisse, kallad vett peale ja lürbi palju jaksad. Mitte rohelist, mustat, seiloni või pakiteed. Kas sa asfaltteed oskad teha? No ei oska, muidugi ei oska. Aga ausalt öeldes on mind asi huvitanud küll ja mitte sellepärast, et kuidas teed tehakse, vaid millised need vennad välja näevad. See on ikka päris hea. Veedad ühe suve Tallinna tänavatel ja milline sa pärast välja näed? Musklites. Just ilma kõhuta sitke päevitunud mees. Täpselt. Ja seda kõike veel hea palga eest. Aga läheme räägime meestega, kes asjast midagi teavad. No just. Ja vaatame, kas meist saaksid head teetöölised. Kas meist saaksid ilma kõhuta suurepalgalised töölised? Lähme. Polegi teehöövlit nii lähedalt näinud. Vastupidi, teed tuleb öelda, polegi teehöövlit nii lähedalt näinud, sellepärast, et see aparaat siin on Eesti kõige vajalikum, kõige võimsam, kõige lugupeetum masin, sellepärast, et see päästab inimelusid, päästab autoamorte ja kõike muud. Tervist, mehed! Tervist, härra! Rõõm näha. Reimo on mees, kes õpetab siis välja, sa oled nii-öelda praktikajuhendaja. Just nii. Mida sa õpetad siin? On ka teerull, on ka ekskavaator. Kõik need sellised asjad. Leiame ka buldooseri. Aga ei ole enam mida. Labidamehi, rehamehi. See, mida mina mäletan, et teetööd tehti ikka sellise metallrehaga. Kus rehamehed on? Eks need asjad on ka meil olemas ja see käib selle õppe juurde, et me peame ka need asjad, selle etapi läbi käima. Kaua sellise masinaga, ütleme, et sõit ja hööveldamine selgeks saab? Kursused kestavad siis põhikooli baasi peal 3 aastat. Keskkooli baasi peal saame natuke kiiremini. Reimo, paned sa nagu karutants? Karutants, jah. No proovime, kuidas see karu tantsib siis. Käivitame masina. Ossa Jeesus. Kõramus, see on keerulisem kui mingi Mortal Kombati mängimine. Tee hooldamise mõttes me lõikame selle tee lahti. Siit juba hakkas võtma, nüüd lükka seda poolt ka allapoole. See pidur lahti, niimoodi. Anna gaasi on natukene. Siis tunned, et kuidas see masin hakkab seda materjali siis lõikama. See on siis nii-öelda suvine tee hooldus. Päris hea. Kui nad sõidavad teede peal, siis see tundub jube lihtne. Vaatad eemalt, mõtled, et no mis siis on? Hakka nüüd vaikselt siia poole tõmbama ja siis tõsta samal ajal tera ülesse ka. Mõned poolt korraga. Kurat, nüüd vaat, ai raisk, tegin just valesti. Ei ole hullu, ma aitan siit poolt ise siin. Nii, lase nüüd alla poole sealt. Tubli. Tänan. Esimene küsimus, mida ma tegin, kas sa said aru praegu? Kuidas seda nimetatakse? Sain aru. No? Sa lõikasid natukene maha ja siis ajasid vaalu. Et see on elementaarne. Aga kui nüüd rääkida sellest teehöövlist, kus ta kõige rohkem rakendust leiab? Uute teede ehitamisel, talvel teehooldes, suvel teehooldes ehk siis seesama auklikud teed. Just. Et sellel masinal leiab palju rakendust. Juhtidest on puudu või on neid praegu Eestis piisavalt, kes sellisega sõita? Loomulikult turg nõuab neid juhte. Ehk siis tööturul on puudus nendest meestest. See tähendab seda, et auke on nii palju. Ja ei pea olema tingimata 20-aastane, võib 40-aastane ka tulla ja õppida selle ristapuuga töötama. Kindlasti. Kus me nüüd oleme? Et nüüd olete teedeehitussimulaatorite klassis. Ausalt öeldes meenutab täpselt neid autosimulaatorid. Just. Istmed on täpselt nii nagu on masinates. Kõik funktsioonid on siin olemas. 3 erinevat masinat on ratasekskavaator, on roomikekskavaator ja teeöövel. Esimene tugev katsumus tuleb esimene estakaat. Ei, mis estakaadist siin rääkida, mul praegu juba kõik käib viltu. Ei ole nii nagu autoga, et kohe kui keerad, kohe ta kuhugi keerad, tal on ikkagi traktor, midagi ei ole teha. Põhimõte on see, et harjutus tuleb läbi teha, et arvuti ütleb teile sooritatud. See on ikkagi väga äge asi, sest et no ka vormelisõitjad ju tegelikult harjutavad selliste aparaatide peal, et siin on selline, et kui sa eksid või kukud estakaadid alla, siis ise sa nagu ei saa kannatada. Just täpselt. Kristjan jõudis nüüd ette natukene, siis jõudis 2 estakaati ületada, eks ju. Siin teedil juhtus mingi probleem, tõenäoliselt teravajus jäi estakaati taha kinni. Et ka kõige suurema ja raskema masinaga suudab teed ikkagi kinni sõita ennast kuskile estakaati peale. Kas see on mingil määral oskus, nii et teed natuke harjutamist ja kuule, kõigil tuleb välja. No Reimo,
päikest küll enam ei ole, nii et särki seljast ei hakkaks viskama, aga siin see teetöö on ikkagi pooleli, et kas saame kuidagi reha ja labidaga äkki abiks olla, et kasvatame pisut musklit. Esialgu teeks äkki suurema masinatega suurema töö ära ja siis viimistleme reha ja labidaga. Väga hea. Peenhäälestus on reha ja labidaga. Täpselt nii. On see üldse kopp või on see laadur? See on Kopplaadur. Ühtepidi töötades on ta kopplaadur, teistpidi ta on ekskavaator. Ära räägi, mul on kopp ees juba. Mis mõttes? Ei kuraamus. Saame selle traktori ka siia kõrvale, siis saame kohe kooru peale tõsta. Oota, selleks. Nüüd tõmba kahte kangi enda poole korraga. Poole. Minu jaoks on kopameeste töö alati selline lummav tegevus. See, kuidas väljaõppinud kopamehed suudavad pinnast töödelda ja selle imeilusaks, siledaks näiteks lihvida. See on tõepoolest imetlusväärne. No Kristjanil see loomulikult praegu siin selja taga väga hästi toime ei tule. Okei. No, ma loodan, et ta nüüd seda kasti ära ei lõhu selle kopaga. Tubli! No ma ei tea, kuidagi selline konarlik on see algus Kristjanil, aga tegelikult on see loomulikult ka mõistetav, sest et millise töö ausalt öeldes poole tunniga selgeks saab. Ei ühtegi naljat. Aga vähemalt algus on tehtud. Peale meie esimesi tunde teedeehituse praktikumis jäid pruunid ja sitked kehad unistusteks, kuid Kristjan, mida tundsid sina teehöövli või kopplaaduri roolis istudes? Tahan öelda, et see värk on äge värk. See on mõnus selline power, et keerad, siis kopp liigub, lükkad maasse, siis liigub. Tahan õppida, tahan saada targemaks ja saad aru, Teet, kui sina mu ükskord stuudiost välja viskad, siis siia kopplaadurisse mina istun. Seda ma sulle luban.